Tere hommikust! Esiteks, ma ei ole analüütik, ma olen strateeg. See tähendab seda, et ma valitsen päris raha. Mul on käed küünarnukkini Davotiga koos. Analüütik võib rääkida. Kui mina eksin, siis päris inimesed kaotavad päris raha ja kui nad seda kaotavad natukene liiga palju, natuke pika aja jooksul, siis ma ei pruugi enam ühel hetkel strateeg olla. Teine asi, mis puudutab ilmaennustajaid, siis iga 5 aastaga tuleb juurde arvutusvõimsus täpselt nii palju, et edukalt ennustada 1 päev rohkem ilma ette. Ehk siis ilmaennustajatel läheb hästi, mina olen strateeg, analüütikud, nad vaatavad ise, kuidas nad hakkavad saavad. Aga õnnestumised ja ebaõnnestumised. Esiteks, kui ma vaatan oma tööd, investeerimine, mingisugustes kontekstides olen ka natukene kaubelnud, siis kõige olulisem asi, kõige olulisem läbivjoon on see, et alati ei ole võimalik õnnestuda. Loodus lihtsalt ei luba. Kauplemisel on oluline õnnestuda 2/3 kordadest. Kui sa 2/3 korda õnnestud, siis sa oled juba väga edukas. See on üks aspekt. Teine asi on see, et õnnestuda ei saa see, kes ei katseta. Ehk siis ürituste arv on tähtis. Suurte arvude seadus ütleb seda, et mida rohkem katsetada, seda rohkem tekib eeldusi eduks. Ja loomulikult need katsetus iseenesest tähendab võib-olla ebaõnnestunud üritust. Mida rohkem katsetada, seda rohkem on võimalik kasvatada enda edu tõenäosust. Ja sellepärast ma saan alati suhteliselt kurjaks, kui räägitakse sellest, et idufirmad on suhteliselt mõttetud ja mis seal ikka jamada ja... Aga need on need katsetused. Need on just nimelt need katsetused, läbi mille on võimalik õppida ja kui Eestis on võimalikult palju neid, kes võtavad, katsetavad, teevad, alustavad midagi, seda suurem on tõenäosus, et ühel hetkel üks või mitu nendest asjadest osutub olevat suur. Osutub muutvat maailma ja mis seal salata, osutub tegema mõningad inimesed kas päris või väga rikkaks. Ma olen täiesti nõus, et kasside Facebook on algusest peale olnud halb idee. Aga ometigi see inimene, kes kunagi sellist ettevõtmist alustas, on liikunud edasi tõsisemate asjade suunas ja teeb hetkel päris asju. Ehk siis esimene asi või sõnum, mis ma teile öelda tahan, on see, et katsetuste arvu suurus ja mitte allaandmine on võib-olla kõige olulisem asi, mida ebaõnnestumiste kontekstis teile üldse rääkida saab. Nüüd teine asi, mis natukene vahel mind muretsema, on see, kus me elame. Me elame sellises huvitavas keskkonnas nagu Euroopa. Ja Euroopaga on selline ebameeldiv lugu, et mingisugusel väga kummalisel põhjusel on Euroopas välja kujunenud selline luuserluse kultuur. Luuserluse kultuur just nimelt minu valdkonnas majanduse aspektis. Ehk siis esiteks, mis on pankrot? Pankrot on tähendab erinevate inimeste jaoks erinevat asja. Aga kui me võtame puht majandusteoreetilises kontekstis, siis pankrot ei ole mitte midagi muud kui tootmisvahendite või tootlike vahendite ümberliikumine nendelt, kes neid kasutada ei oska, nende kätte, kes neid kasutada oskavad. Täiesti loomulik majanduslik protsess juhtub. Nüüd Euroopa, kontinentaal-Euroopa sellises majanduse kultuuriruumis käsitletakse seda suure ebaõnnestumisena
ja kui keegi on läbinud pankroti, siis põhimõtteliselt on tempel otsa ees, kahtlane tüüp, ilmselt tõmbas kellelgi naha üle kõrvade. No ega ikka ei pruukinud tõmmata küll, sellepärast, et mitte midagi ei ole parata, kui sa katsetad, siis sa võid ebaõnnestuda. Ja kui me nüüd liigume kuhugi mujale, me liigume Ameerikasse või vaatame Anglo-Ameerika ärikultuuri, siis see ei ole isegi mitte tõsiselt võetav, kui sul ei ole selja taga ebaõnnestumisi või isegi pankrotte. Sellepärast, et see tähendab seda, et sul ei ole kogemust, see tähendab seda, et sa ei ole võib-olla piisavalt palju arvu kordi katsetanud ja see tähendab seda, et sinu tegevus, mis võib olla edukas, baseerub rohkem õnnel kui oskustel ja kogemustel. See on Euroopa ja Ameerika väga oluline vahe. Ameeriklased võtavad ebaõnnestumist äris, majandustegevuses, investeerimises, kauplemises kui normaalset tegevuse osa. Eurooplased haagivad ennast selle ebaõnnestumise külge kinni ja jäävad ennast haletsema. Ehk siis õnnestumise ja ebaõnnestumise suurim vahe ei ole selles sündmuses, vaid suhtumises sellesse ja mismoodi edasi käitutakse. Mismoodi on see meelelaad, mismoodi suhestutakse sellesse ebaõnnestumisse, mida tahes-tahtmata aset leiab. Ja nüüd, kui me mõtleme ebaõnnestumist, halba õnne, negatiivseid sündmusi, ebameeldivaid asju, seda, et mõned inimesed arvavad, et just nendel läheb kogu aeg kõige halvemini, siis sellele on raske mingisugust empiirilist tõestust leida. Halvad asjad juhtuvad kõigiga. Kurjus ei ole ratsionaalne. Negatiivsed sündmused ümberringi ei ole ratsionaalsed. Need on kaootilised. Kui kellegiga juhtub mingisugune halb asi majanduslikus plaanis näiteks, seal on väga palju tegemist oma otsuste, oskuste, kogemuste puudumisega. Ja see, kuidas ta sealt edasi läheb, on tema otsustamise küsimus. Aga halvad asjad paraku juhtuvad ka täiesti kaootiliselt. Ja nüüd jällegi suhtumise küsimus. Kuidas sa selle ebaõnnestumisega edasi lähed? Kas sa käsitled seda kui universumi signaali sellest, et sa oled kõige õnnetu mussikene maa peal, kes põhimõtteliselt võiks kohe lina ümber võtta, augu valmis kaevata ja minna nagu surma ootama? Või sa võtad seda, et see on miski, mis lihtsalt juhtub ja lihtsalt juhtub aeg-ajalt kõigiga? Suhtumise küsimus. Otsustamise küsimus. Kas sa tõused üles ja lähed edasi või sa jääd ennast haletsema? Nüüd veel, mis on võib-olla vahetab Euroopal ja Ameerikal. Nagu ma ütlesin, Euroopale meeldib ennast haletseda. Euroopal meeldib olla, meeldib teha luuseritest kangelased ja luuseritest elustiili. Ja luuser iseenesest ei ole luuser millegi muu pärast kui sellepärast, et ta on otsustanud olla luuser. Ja ühiskond toetab tema võimet luuser olla ja ennast haletseda. Ja see on see koht, mis mul oleks väga hea meel, et teie peamiselt noorte inimestena ja siin unustaksite selle osa Euroopa kultuurist ära ja otsustaksite, et teie õnnestumised ja ebaõnnestumised sõltuvad teie endi otsustest, kas te pärast ebaõnnestumist lähete edasi sama rõõmsa näoga kui ennem või mitte. See on kõige olulisem. Nüüd veel, kui ma rääkisin teile sellest, milline on Euroopa, milline on Ameerika, milline on suhtumine,
siis siin on ka üks võib-olla selline näide, mis on Euroopa unistus, mis on Ameerika unistus. Võib-olla mõned teavad seda, mis on Ameerika unistus. Ameerika unistus on see, et praegu ma olen noor inimene, eriti midagi ei oska, aga ma olen rõõmsameelne, ettevõtlik, ma katsetan. Ja kui mul hästi läheb, siis ma ühel hetkel olen ettevõtja. Kui mul ettevõttel läheb hästi, siis ma viin selle ettevõtte börsile. Kui ma viin selle ettevõtte börsile, siis ma saan jõukaks või rikkaks ja ega ühiskond ei pahanda selle peale, et ma olen jõukaks või suisa rikkaks saanud, sellepärast, et üldiselt need ettevõtted, kes börsile jõuavad, on ikkagi ühiskonnas midagi andnud ka. See on Ameerika unistus. Euroopa unistus on see, et käin natukene koolis, pikendan oma lapsepõlve ja siis hoian pöidlad peos, et saaks Brüsselisse tööle ja saaks hea palga peale. Nüüd, kui te mõtlete natukene laiemalt, siis kumb suhtumine on see, mis genereerib ühiskonnale rohkem väärtust? Kas see ettevõtlik suhtumine või see suhtumine, kus rahuldutakse küll päris kena elustandardiga, kuid tegelikult unistatakse väikselt ja selgelt ebaõnnestunult. See mõte ja see ebaõnnestumise kultuur, väikselt unistamise kultuur, enese haletsamise kultuur, fatalismi kultuur on see, kust meie peame välja tulema, kus igaüks meist peab olema võimeline välja astuma selleks, et mitte lasta ebaõnnestumisel defineerida enda isiksust, enda elu, enda eneseteostust. Ja nüüd võib-olla lõpuks selline väike torge ka. Paljud teist on sellise näoga, et nad on viielised. See on väga hea. Aga viielised, teate, et teil on elus üks asi kõige raskem. Kui te olete esimesest klassist peale kuni ülikooli lõpetamiseni, magistri lõpuni, olnud kõige edukamad, akadeemiliselt, kõige targemad, kõige tublimad, siis vahetult pärast seda, kui te olete koolist välja saanud, põrkate te kokku päris eluga. Ja see päris elu toob teile teie esimesed ebaõnnestumised inimsuhetes, tööalastes suhetes ja jumal hoidku, te võite mingisugustes olulistes otsustes eksida ka. Ja teate, mis või? Kuna teil puudub vastav kogemus, kuna te olete üle 20 aasta tundnud, et te saate kõigega hakkama, siis see on asi, millega te ei pruugi hakkama saada. Et kui te olete viieline ja tubli, mis on väga viimase peal, mõnedel inimestel isegi ei ole seda ebaõnnestumise kaudu mittetoimetuleku probleeme, siis ma ütlen teile tänasel päeval ära, et sel samal hetkel, kui te põrkate kokku esimest korda päris eluga, see lööb teil jalad alt. Tänasest päevast alates on võib-olla teil natukene lihtsam sellega toime tulla, sellepärast, et teid on hoiatatud. Aga kõigepealt, mis ma öelda tahtsin, on see, et suurte arvude seadus ütleb, mida rohkem katsetusi, seda suuremad eeldused eduks. Teiseks, Euroopa kultuur on üles ehitatud viimastel aastakümnetel ebaõnnestumiste ikoniseerimise ja halamise enesealetsuse peale. Seda ei ole vaja. Ja kolmandaks, väga paljud ebaõnnestumised on kaos ja sellel universumil ei ole teile sellega mitte midagi isiklikku öelda.
Ja veel, kui te olete olnud hirmus edukas 20 aastat akadeemiliselt, siis esimene kokkupuude päris eluga võib olla päris raske. Aga ma arvan, et te saate hakkama. Aitäh!